No Mihkel, palju õnne! Aitäh! Vett juba pakuti, tulid võitjana ringist välja. Muidugi. Räägime kõigepealt õega. No kui keeruline on venna matsi vaadata? Üsna keeruline. Mis selle keeruliseks teeb? No ikka see, et ta on mu vend. Ikka see, et te on vend. Vastane oli ka täna täitsa selline muudkui aga ründas. Jah, On siis valus vaadata ka, et äkki vend saab haiget? jah. No kuidas tegelikult sina suhtud sellesse, et perekond on siin kaasas ja kas see annab kuidagi jõudu ja hoogu juurde? Muidugi annab, et sa ei taha oma pere ees kaotada, et see annab jõudu ja motivatsiooni kõvasti juurde. Võib-olla siin kõikidele teistele peredele ka, et üks pool on see, et me peame omasi toetama, aga teine pool paneb pingutama ka. Vastane ei olnud täna kerge? Ei olnud, mõtlesin, et tuleb kergem, aga päris sitke oli. Et sai paugud kirjaga, tuli ikka edasi, et ei lõpetanud. Kui sa oled võidu jälle kätte saanud, siis mis on need järeldused, mida sa peale seda teed? Kõigepealt tähistad, aga kas ka võidumatsidest analüüsid seda, mida nüüd tuleb veel paremini teha, et need võidud oleksid iga kord aina kindlamad? No tegelikult kõigepealt isegi tähista, kõigepealt puhkan. Ja siis lähen koju, tähistan ja siis vaatan, mida saab paremini teha ja mis hästi välja tuli. Aga me ei saa ju rääkimata jätta ka su õde läks eile esimest korda ringi, oli küll kaotus, aga väga vapper ja lõpuni vastu pidas, et oli küll natukene õnnetu, aga mida sa õhtul talle ütlesid, kuidas selle võitlusspordiga on? Siin on ju võidud ja kaotused sisse kirjutatud. No muidugi on, ma ütlesin talle, et ei tohi pead nurgu lasta ja peab edasi treenima ja järgmised võistlused varsti ukse taga. No nii, ja lõpetuseks, mis sa siis nüüd vennale ütled õnnitluseks? Väga tubli. Nagu näete, väga tublid. Perekond, vend ja õde, mõlemad õde ringis käinud ühe korra, sina mitu korda? See oli nüüd 22 äkki, üle 20. Üle 20. Minu lugupidamine ja head puhkamist. Aitäh!